uus episood 7. Tere tulemast ka minu poolt. Kas see on see S-suuruses pusa või? Jah, see on S-suuruses. Jah, sest et ma sain ka Mallu seda Skinny Legendi pusa proovida, seda roosat. Väga mõnus oli. Jah, lihtsalt sa said selle, kus polnud neid. Jah, peal tikandit. Me lihtsalt tahtsime näha, et kas see L-suurus on fine ja minu meelest see oli väga hea. See oli väga mõnus ja väga hea. Mallu veel alguses kahtlustas, et ma võtsin selle kaasa salaja. Ja, et ma üldse küsisin, sest keegi sinna kappi ei vaadanud ja ma oleks sinna jätnud. Mallu. Jube professionaalne vend siin endal pole mikritki. Sorry, ma lihtsalt tervitasin ja ütlesin, et jah, see on mu S-suurus pusa. S-suurus pusa ja mina olen saanud kanda siis suuremat. Aga räägime siis sponsoritest ja lähme... Libin-lubin, liigume kohe läbi sponsorid kiiresti. Coolbet, leivaisa, keda me alati täname. Kampaania info on siis all videos. Videos on link, et siis saate vaadata, mis kampaaniad neil käimas on. Ja Cum Laudel on Apotheka e-apteegis siuke asi, et kui sa tellid vähemalt 35 euro eest Cum Laude tooteid, siis saad tasuta kaasa poole liitrise selle intiimpesukeeli. Nii et minu meelest väga hea kingitus ja sellest jätkub minu meelest päris kauaks ka. Jah, ja neil on siin erinevad prebiootike liub ka. Väikseid libesteid, kellel anaalplaanis on. Minul? No, siis... nali, ma ei saa neid nalju teha. Mul on nüüd nii cringe, sest et mu Peika ema kuulab meie podcasti ja ma ei saa mingit seksnalju. Keegi tahab kuulata oma lapse mingi. Kristina ei olegi seksinud, lõpetage ära. Ta lihtsalt räägib kaasa. Ma ei ole isegi abielus, et enne abielu ma ei tee selliseid asju. Ma lihtsalt tahan lahe paista ja siis teen neid nalju, vaata. No, need, kes kõige kõvemini nalja teevad, need ongi tavaliselt ju, vaata. Naljamehed. Jah, naljamehed, mitte päris mehed. Nii et jah, Cum Laude siis tooted. Ja selle kingituse saab siis tellimusega kaasa kuni 31. maini või kuni kink jätkub, aga te peate kasutama sooduskoodi salajutud, et te seda kingitust saaksite. Nii et kasutage koodi, tehke tellimus ja nautige tutipesu. Täpselt. Mulliga mullite festival, nagu ikka. See juba varsti nüüd tegelikult ju täitsa varsti tuleb. See oli 14. juuni. No tegelikult täitsa natuke on veel aega, aga... Ja me läheme veel ju sinna toidufestivalile ka, et meil on igast üritusi siin koos, aga seda mulliga mullite festivali ma väga ootan, et seal on siis mulli, seal on Franz Malmstein, seal on lahedad esinejad, Austreid, kõike, nii et ma olen väga-väga excited. Jah, nii et kellel plaane pole, siis ostke pilet. Kas koodiga salajutud saab ju piletilt ka alla? Jah, oota, see episood on olnud järgmine neljapäev, see tähendab, et Märteni sünnipäev on ära olnud. Ei. Märteni tuleb sünnipäev. Kunagi ikka, tal on 19. mai. Siis sinna on veel aega. Lükkame selle osa välja. Ja ärme sellest räägi. Ja see ikka välis, ma mõtlesin, kes meil on ära olnud, et osa postada. Mulliga mullite festival. Et kui teil plaane pole, tulge ka, võib-olla kohtume seal, saame kõik käsikäes koos Liina seppadega daydrinkida. Oh my god, nii fun. Oh my god, kuulge, aga ülihea. Kui te tulete ka mulliga mullite festivalile, siis tulge kindlasti. Tavaliselt vaata kained inimesed ei tule ligi, aga jooge ennast siis ilusti täis enne. Maani täis ja siis koperdage meie juurde ja siis... Räägime juttu, teeme pilti. Mina vana pildistaja. Kristina tõmbab kohe nii nagu. LOL Bubble Tea. Kohe avangi endale mõnusalt külm. Ja neid siis saab erinevatest koopidest, Maximast, Rimist ja Koopmehest. Täpselt. Ja ma teen siis ka lahti. Eelmine episood ei jõudnudki juua, ma siin jäppisin nii palju ja need bubble tea'd on siis, mina võtan see raspberry praegu ja sina võtad? Mina võtsin passion fruit red tea, aga ma pean ütlema, et mul on nagu, ma ei tea, kas ma olen kade inimene, aga kui ma olen koju ostnud, siis mul on nagu kahju, kui lapsed seda on ise juua. Õnneks need on nii väiksed, ma saan külmkapis sinna taha peita. Sest et lapsed alati jätavad mingi pool lahtise, mingi vedelema kuskil, et nad ei joo ära ka vaata. Ja siis raiskavad väärtkraami. Not cool. Ei, see on jah, lapsed on jah niisugused little shits. Nali. Lapsed on toredad, love kids. Aga ei, sa tegid ju selle story ka seti ja hästi paljud on rääkinud või ma olen kuulnud on ka, et neil on hea meel, et sa nagu rääkisid, kuidas lastega reisimine on ja neil on ka süümekad olnud võib-olla,
pole lastega reisile läinud, onju, ja siis sa panid, kuidas nad virisevad ja tegelikult nad on ungrateful. Ja. Ja mõtle, meil oli private chef, kes tegi seal süüa, lapsed lõpuks ta pidi iga päev ikka keetma makarone võiga või mingi tatart võiga. Poest ostetud kananagid said. Jah, et sest et lapsed ei olnud nõus sööma seda head toitu, mis ta tegi. Et jah, et niisugused. Nii, et kui teie tunnete kannast halvasti, et ärge tundke. Et jah, et kõik teised lapsed saavad käia. Uskuge mind, ma tean, et on erandeid. Mulle kirjutasid koosad, et minu laps nii naudib ja naudib uut kultuuri ja reisil üldse ei vingu. Fucking good for you. Palju enne nagu. Enamus juhtudel ma võin teile öelda, et nad ei naudi mingisugust kultuuri. Muidugi me räägime siin ka mingi vanus on. Et Mari kindlasti nautis rohkem ja Pellu ka, sest nad on suuremad, aga väikestel lastel ma tõesti Mari ja Pellu käisid mingi jalutamas ja surfamas ja, et nagu see on nagu fun vibe, mitte see, et kananagid said ja kõik on nõme ja ma mõtlesin, ma tean, reisi lõpus mõtlesin, et meil läheb elani näver enam reisile. Saad aru, me tulime lennujaamas, astusime lennukist maha ja lapsed olid mingi, ma ei taha kunagi enam reisile minna, ma olin mingi same right package. Ei no next neil oli ka minust juba kopp ees. Ja ei no mul oli see, et ma ütlesin Siimule kohe, et tule lennujaama oma lapsele järgi, sest et I am tired, vaata. No, mina läksin, mina läksin kõik koju, aga umbes poole tunniga lapsed olid taksos ja Kardo juurde teel. Ja, ei mina ütlesin tule lennujaama järgi oma lapsele, et ma mõtlesin, et no ma juba leebusin natuke, mõtlesin okei, et kui ma teen järgmise reisi, siis see on otse lend kuskile, maks paari tunni kaugusel ja hotellis. Kuskil hotellis. Et nagu mingi friikad jagitsad. All inclusive on ju. Et see jah, on nagu tehtavam, sest et nad ei taha nagu nii, nad ei viitsi kuskil eriti käia on ju. Mida iganes. Aga bubble tea on ka jah. Aga selle koha pealt mul on nagu hästi hea, et Ivori kaasa tuli, sest ma arvan, et üksinda ma läks. Ivori tegeles nii palju lastega. Nagu megalt palju, nagu ma reaalselt, ma olin lihtsalt terve aeg mõtlesin. Ja tead, see, et vaata, mütsime seal esimest korda, et ma armastan sind seal tähted all, bla. Aga esimene kord, kui ma tahtsin talle öelda, et ma armastan teda, oli, kui me olime Türgi lennujaamas teel Sri Lankale ja Kelan jooksis seal lennujaamas ringi ja seal oli mingi mänguväljakud ka, ja pani hullu seal ja me käisime sööma, siis ta ei tahtnud süüa midagi ja siis ma võtsin talle mingi lasteheine, mis maksis mingi 20 €, siis ta oli mingi, ma ei taha seda, siis ma olingi mingi fucking närvid läbi, ma olin väsinud ja siis Ivari on mingi, et ma võtan Kelani, et ma lähen taga sinna mingi mänguväljakule, et mine tee veipi, vaat seal olid nagu need õuen, et terrassialakus said veipida. Ja siis ma vaatasin, et ma tahtsin selle hetkel, et ma armastan sind, reaalselt ma armastan sind nii palju. Siis ma läksin, ta võttis Kelani, läks taga mingi mängu alale, siis ma sain lihtsalt veipida üksinda rahus ja ma olin mingi, oh my god, I love him, I love this man. Ja tõesti, et nagu üksinda ma oleks ammu vetsu läinud mingi. Et jah, et ühesõnaga, aga jah, bubble tea. Nii, minu juuste saladus. Mina seekord tahan näidata seda ja ma ütlen kohe, et mina võtan selle praegu koju kaasa, sest et ma ei tea, kus mul see sai, mul oli ju kodus senne olemas ja ma lihtsalt ei suuda seda leida ja ma vihkan seda sellepärast, et nii mugav on see endale pähe tõmmata, sest vaat see ei kahjusta nagu juuksed ka, muidu ma hakkan seda tegema, vaata öeldakse, et tegelikult sa ei tohi niimoodi juukseid kuivatada. Et hea on see endale pähe tõmmata, see praegu matchib ma outfitiga ka, et ma sellepärast hoian seda süles ja ma maha ei unustaks, ma tahan selle koju kaasa võtta. Mul on õnneks kodus olemas, et võtta praegu. Ja kellel ei ole, siis minujuustesaladus.ee saate endale osta juukseõlisid ja rätiku ja seal on patsi kummitsiidist ja ühesõnaga kõike juuste hoolduseks. Ulaks Kaunitar, sinu juures on see Yes and Love. See on Yes and Love G-spot ma ei oska rääkida, ühesõnaga stimuleerib G-punkti, sest vaata paljud naised ei saa G-punkti orgasmi, saada ainult klitoriaalne on õige sõna või? Klitsiorgasmi. Ja see peaks siis tõstma seda võimalust, et sa saaksid G-punkti orgasmi. Täiega fun ju. Ma ei ole seda ise ausalt öeldes proovinud, aga me peame kivikäärid paberkaev viskama, kumb saab proovida. Oota, ma ei oska kaevu ju, kuidas see kaev on niimoodi? Nii jah. Kivikäär, paberkaev, 1, 2, 3. Yes, mina saan kliti orgasmi. Keegi saab täna G-punkti orgasmi. Aga kui teie tahate ka, siis ma võin sulle siis tuua selle ka, see on ju kreempudel, see ole vibraatorit ei saa jagada, et ma valan topsi ümber ja toon villid ära, vaat. Ei no kõigepealt proovid ära ja siis tood mulle. Kui toimib, siis ma toon sulle ka. Kui ei toimi, siis võid ka tuua, siis sa tahad seda sitta.
ei, me olemegi, kuule, see üldse ei toiminud, las ma jätan selle endale. Ma tean, ma viskasin ära üldse. Ühesõnaga väga fun. Mulle meeldib kooris juba lahti, et hakkad kohe katsetama. Jah, ei ma loen siin, hakka sinna kirja lugema no. Või jah, alusta kirjadega, aga mul vist eraelust midagi rääkida ei ole rohkem väga. Ega jah, pole meil seda eraelu nii jalaga segada, TPH. Kas ma pean selle appin ma vagina lükkama? Aga võib-olla, no siis me, Siis ma ei taha seda. Ma tahtsin öelda, et siis me küll jagada ei saa, siis ma olen nagu samas, tead, ma tean küll, et sul on selle kredi kumlaudega nii puhtaks pestud. See on kliiniliselt puhas, jah, on vist niimoodi. Okei, aga ma siis võtan meie esimese kirja. Ema vahetatud linad. Okay. Hei Kristina ja Mallu. Olen teie Day One fänn ja olen aastaid mõelnud, et mul pole midagi piisavalt head, et teile kirjutada. Aga siis tuli meelde üks ülikoolni aegne seik, mis on siiani korraga nii piinlik kui ka naljakas, et ajab isegi praegu naerma. Mul oli tol ajal üks selline kutt, ütleme pigem öine projekt. Nimetame teda Carloseks. Kutt oli minust aasta noorem ja ütleme nii, et vahe oli tunda. Ühel reedesel õhtul nagu ikka väike klubitiir ja paar trinksi, mitte paar, vaid hobusetoos. Ja peale seda Carlose juurde minek. Tavaliselt käis ta minu juures, aga seekord kutsus Carlose enda poole, tema ema korterisse. Kõik kulges tavapäraselt, kuni mina otsustasin suure entusiasmiga, et pakun talle natuke rohkem. Nimelt polnud ma talle varem riistapesu pakkunud. Kas suhu võtmise asemel öeldakse riistapesu või? Ma ei ole kunagi kuulnud, aga okay. Pakkus riistapesu. Ühel hetkel küsib Carlos, kuule, kas ma võin sulle suhu lõpetada? Mina noogutan, täis enesekindlust ja motivatsiooni. Ja siis järgnes see Carlose lause. Ära voodisse sülita, ema just vahetas linad ära. Ma ei liialda, kui ma ütlen, et mu liibido pakkis kotti, ütles edu sulle, libido. Ma mõtlesin. Mu liibido pakkis kotti, ütles edu sulle ja lahkus mu kehast kiiremini kui mina sealt korterist. Minu peas kerkis esile ainult üks asi, Carlose ema, need äsja pestud linad, kogu see vaev, mida ema oli nendega näinud. Nagu Eesti naisele kombeks mõtlesin, et ei saa poissi nüüd niimoodi voodisse hängima jätta. Seega tegin kiire skeemi ehk finish that mission asap, maha ja taha ning hiilin sündmuskohalt minema, jättes Carlose magama ja kõik linad puhtaks. Taksoga varahommikul koju sõites mõtlesin, kuidas ma sõbrannale seda kuuma ööna maha müün, kas ma jätan ema ja linad lihtsalt strateegiliselt välja või räägin kogu kompoti. Armastan teid ja teie tegemisi. Okay. Tead, minu üks küsimus on see, et võib-olla ma olen jälle kuidagi valesti elanud, aga kui sul on suu jobi täis, sa ju anyway ei sülita seda kellegile voodisse ju. Ei. Nagu ma ei kujuta ette, et sa lihtsalt lambist keset voodit, et nagu neeled all, mida pakutakse. Või ma ei tea, jooksed vetsu ja sülitad välja või midagi, aga sa ei sülita ju voodisse selles suhtes. Muidu on okse refleksikas, aga seda sa neelaks kuukad siin normaalselt. Ma ei tea. Ma ei kuuka normaalselt, ma kuukan lõpuni. Kuukad lõpuni, jah. Ja no, kuhu sa lähed sellega või kui sa juba suus, mis sa siis teed? No. Või mulle meeldis see pehme. No. Tead, las jääda, mis mina teen. Ma ei saa rääkida enam niimoodi, ma tunnen kogu aeg cringe on. No jah, issand, ma praegu mõtlema, et ma eeldan, et Märtini ema ei kuula podcasti. No, ta on kristlik naine ikkagi. Shocked to the core, mingi appikene. Nojah, no laias laastus ma ei tea. Ühesõnaga, jah, kui mees hakkab sulle rääkima, et oi, mu emme pisi linad ära, siis ma mõistan, miks. Kohe, nagu sa ei taha mõelda seksi ajal enda emale ega oma mehe emale. Aga noh, kellegi emale ei taha mõelda. Mul lemmik oli see, et libido pakkis ennast kotti ära, aga noh, lõpuni. No siis ei pakkinud ta midagi nii ära ju, kui ta ikkagi lõpuni saite sind. Ambad ristis, ju siis tal oli libestit. Ja no ma ei tea, mehed on imelikud. On küll tõesti. Miks üldse räägid oma ema mingi linadest? Ja miks üldse mõtled selle peale? Sest minu arust, kui sa oled kirehoos, siis on kõik savi ju. Jah. Weirdo mõtleb oma emale voodis. Kas selle kohta ei ole see oidipuse kompleks või? On see õige sõna või? Mina nii tuhkeid sõnu ei tea. Ma kuidagi kuidagi tuleb mingi süke asi pähe. Ma ei tea. Guugeldame pärast. Karv läigib. Hei, vaatan teie salajutud 2.0 salvestust ja kuulan koeratoidu lugu. Meenus lugu, et käisin teises linnas ülikoolis ja ööbisin kord kuus mõned päevad täditütri juures.
Tihtipeale enda pesuasju kaasa ei vedanud ja kasutasin tema omasi. Niisiis selle 2 ülikooli aasta vältel kasutasin tema dušikabiinis olevat šampooni. Kuni tulin hommikul pesust ja sugulane küsib, kuule, millist šampooni sa kasutasid? Mina siis selgitan, et see suur must pudel pumbaga. Shine on peal kirjas või muu seesugust. Järgneb vaikus ja siis naerupahvakas. Tuleb välja, et ma olen oma juukseid pikema aja jooksul koerte šampooniga pesnud. Ellu ma jäin ja karv läigib. Ma arvan, et tegelikult see ei tee ilmselt midagi, sest et koertele on ju ka ikkagi nagu õrnad mingisugused tooted välja mõeldud. Et anna parem teada, et kuidas... Kuigi sõltub, nagu vaata, mõnel koeral on ikkagi nagu rahv see karv. No, ma lihtsalt mõtlen, et kui ta juustega midagi juhtunud, siis järelikult see oli nagu šampoon ikka. Ma just tahtsingi teada, et annas teada, et kes nagu läikis ka, võib-olla peaks ka üle minema. Väikse koera šampooni endale kõrvale panema kuskilt. Nii. Igal linnal oma lõhn. Hei kaunid Malju ja Kristina. Teete nii vägevat asja ja teid on mõnus kuulata ja kaasa naerda. Kuuldes Kristina Salapuuksu lugu lennujaamas tuli ka enda lugu meelde. Tee, mis tahad, ole see 7-aastane või 50-aastane, puuksunaljad ja jutud on alati naljakad. Anonüümsest vist eraldi paluma ei pea, aga siiski ärge päris nimega ette lugege. Loen küll reis. Okei, nali. Juhtus see siis omajagu aastaid tagasi. Käisime seltskonnaga Rootsi kruiisil. Esimesel õhtul sai kruiisile kohaselt segatud mitmeid kokteile, korralikult lõbutsetud ning rämpsu söödud. Panime ka seltskonnaga plaani paika, et järgmisel päeval läheme ka veidi linna vastama. Kuna õhtu venis pikale, oli mu sisikond veidike sassis kogu sellest kraamist. Tundsin juba hommikul ärgates, kuidas üks puuks sooviks minust väljuda. Kuna aga kajutis oleks olnud piinlik puuksutada ja teadsin, et kohe linna peale minek, kannatasin veidi. Mõelge ise, esimene kohtumine õe uue peikaga ja siis tuleb välja, et ma olen räme puuksukott. Siin ei aitaks ka see lause, et parem hais õhus kui valu kõhus. Laevalt linna jalutades tundsin, kuidas minu sees olev puuk soovib ikka väga seda Stockholmi näha. Ja siis mõtlesin, et praegu on samas super võimalus. Mina kõnnin kõige taga, värske õhk, linna kära, seltskonna jutustamine. Veidi edasi kõndides lasin siis puuksul tulla, salaja ja vaikselt. Aga oh my god. Ilmselt on see hais võrdeline Kristina lennujaama puuksuga, sest ma tundsin seda koheselt, sulgudes pohmaka puuks. Ja see teie kirjeldus Alexelas 1:1. Lootsin, et see hais ajub kiirelt ja keegi ei saa midagi aru, aga õudust. Just kui olin oma mõtte lõpetanud, hüüdis õepeika mitte just kõige vaiksem häälega. Fui, mis hais! Ma tundsin, kuidas põsed muutusid ülipunaseks ja kuum jutt käis seest läbi. Mõtlesin, et nii palju siis sellest, et salapuuks läheb oma teed. Ongi pekkis, jäin vahele. Aga siis tulin mõttele, ei tea kust ja lajatasin. Issand, haiseb jah, aga igal linnal oma lõhn. Seltskond puhkes õnneks minu öeldu peale naerma ja arutelu hakkas selle üle, et huvitav, miks see Stockholm siis haiseb. Hiljem, kui avaldasin õele saralduse, et lasin oma pohmaka puuksu linna avastama, arvas tema tõsimeeli, et linn haiseski. Milline õnn? Ilmselt ka teised jäid uskuma, et Stockholm haiseb, sest et arutelu linna haisu üle oli tõsine ja mingit puuksu varianti ei tulnud jutuks. Õega saame siiani naerda, et igal linnal oma lõhn ja alati, kui õuest tuleb autosse mingi hais, siis õde küsib alati, kas tuleb sinu seest või õuest. Igal linnal oma lõhn, see on väga hea nagu save. See on väga hea save. Parem kui mingi imiku kaela ajada. Samas osadel kohtadel tõesti on mingi imelik lõhn. Ma ei tea, kas see ikka veel on, aga vaata, kunagi kui ma väiksem olin, siis müü ema elas Kohilas. Ja iga kord, kui me Kohilasse sõitsime, seal oli mingi paberivabrik või mingi siuke asi ja iga kord, kui sa sealt mööda sõitsid, siis full kuradi auto täitus peeruhaisuga. Ma ei tea, võib-olla müü iga kord lasi peeru samas kohas, aga nagu reaalselt see koht haiseski, aga Nii et teoreetiliselt seda võib nagu... Keilas on ju see, et kevadel praegust, ma olen Keila kuskil grupis ka, et see keegi kirjutas, et räme sõnniku hais on vaata, aga see on, keegi ütles ka, et seal vist, ma ei tea, maakoht, et harjuge ära, aga seal oli küll mingi sõnniku hais suht tihti üle linna. Põldu nagu selles suhtes ju väetatakse sitaga, et ju siis tuulega võib see tulla küll. Tulebki vaata ja siis keegi kolli siis Tallinnasse, kui hairib vaata. Tõesõnaga, keegi tahab praegu Peeru lasma minna, siis Keila on õige koht. Saate alati öelda, et seal põldu see ongi Keila. Külvatakse ja see ongi Keila lõhn. Ja. Kuidas meest seksima meelitada? Hei. Mulle väga meeldib teie podcast ning eriti kuulata lugusi, mis tunduvad nii ebareaalselt naljakad. Kuid minu enda lugu ei ole üldsegi selline, vaid juba tõsine mure. Nimelt minu mees ei seksi minuga.
Oleme koos olnud üle 6 aasta ning kui mõtlema hakkan, oli probleem sellega juba suhte alguses. Küll tal ei püsi kõva või ei lähe üldse kõvaks. Aastatega on see probleem ainult hullemaks läinud. Mees on läbi käinud kõik arstid, kuid keegi ei tea, milles probleem on. Ta on saanud isegi tabletid, mida tuleb võtta tund aega enne seksi, mis paneb siis vere ringlema. Kuid pigem on tunne, et tal on välja kirjutatud unerohi, et kiiremini uni peale tuleks. Kui selle teema jälle tõstatada julgen, tulevad ainult vabandused, stress, tuju pole, aega ei ole, halb on olla ja selleks, et seksida, pean mina midagi tegema. Ütleb, et kui ma seksikama pesu selga panen, küll siis tuju tuleb. Aga ma ei saa aru, miks mina pean iga kord paluma seksi, miks mina pean seksiga alati alustama, miks mina pean kandma sekspesu ja sukkpükse, kui tal endal on aukudega trullad raas. Proovisin selle mõttega mingiks ajaks alla suruda ning mitte seksile mõelda, kuid loodusel on ka oma tung. Mõni õhtu olen voodis säinud täiesti alasti ning perse teki alt välja ajanud. Et kui ta magamistuppa tuleb, siis kas või katsu perset, aga ei, tema poeb vaikselt oma teki alla ja pöörab mulle selja. Isegi kui olen püüdnud ise alustada, siis tema juba kõrvalt nohiseb ja magab. Olen ka küsinud, et kas probleem on minus ja kas ma ei eruta teda, ja peale hakkad jälle vabandused kostuma ning ütleb, et asi ei ole minus, vaid temas. Paratamatult tekitab selline olukord pigem vastupidise tunde. Tunnen ennast seda kirjutades nagu nümfomaan, kuid kes tõesti kord nädalas või 6 või kas või poole aasta jooksul on palju palutud. Palju edu teile ja pange sama ägedalt edasi. Isegi 2 korda päevas ei ole palju palutud. kui sa paluda, sa võid kõike. Ei, see on tegelikult väga, ma kujutan ette väga-väga halb lugu, mis mõjutab suhet väga-väga palju. Sest kui ta ütleb, arstide juures on käidud, on ju. Muidu ma soovitaks ilmselt, et mingu arsti juurde, aga kui ta on käinud ja tal on see rohi juba kirjutatud, ma arvan, et eks see olegi selles suhtes psühholoogiline, kui sa tead, vaata, et ei saa ja siis sa pead mingi ravimile nagu, ma ei tea, kas ta ei täpsustasin ka, et kas see siis alati 100% aitab, et võib-olla mehel ongi see, et äkki see alati ei tööta ja siis tal ongi lihtsam nii-öelda öelda, et ma ei magama, vaata. Ja minu küsimus on see, et ta ütleb, et okei, et kui sa kannaksid sekspesu rohkem, et siis ma nagu tahaksin. Okei, aga kui sa paned sekspesu selga, kas siis ta seksib suga või? Pigem mis teid. No, ma mõtlengi, et kui... lihtsalt käes laitib teda. Jah, et kas see on lihtsalt ainult ütlemise pärast öeldes. Tegelikult mul oleks ka nagu veits, okei, kui ma tõesti ise väga tahan. Ja mul see sekspes on olemas. Ja mul on see olemas, tavai, tõmban selga, on ju. Aga kas see siis töötab? Samas, kui ta nagu reaalselt, sekspesuks, aga ta ütles, et ta on isegi nagu alasti magama läinud ja see on isegi seksikam kui sekspesu, et ikkagi nagu keha vaata. Et nagu ja siis ta ikka nagu mingi ignoreerib, et ta isegi katsu su perset mööda minnes minu arust. See on ju bare minimum, see on kohustus. Ja see on reaalselt, see on kohustus, et kui sa isegi, kui sa full riides, ikka katsud, kui mööda. Kogu aeg tuleb katsuda. Sest et siis, kuidas ma tean, kui sa ei katsu, siis kas lambist vihkad mõnda? Jah. No, vaata, mis ta ütleb, on üle 6 aasta koos olnud. Ma ei tea, vaata, ma ei oska, nagu ma ei ole ju vaata seal olukorras, aga ma arvan, et kui see, ma ei tea, kaua te seksinud ei ole ka ja endiselt, kui sa tõmbad selle sekspesu selga, kas ta siis seksib sinuga, kui ei, siis paratamatult tuleb maha istuda öelda, et ma ei saa olla sellises suhtes, sest see ei ole ka ju lahendus, et naine on mingi, ma siis ei mõtle enam seksist ja ma ei tea, üritan alla suruda, et see on tegelikult ikkagi väga suur osa suhetest ja kui... Jah, vaata, et see ei ole ainuke, me saame nii palju neid kirju ja ei ole ainult see, et umbes mingi, et me vaata taas öeldakse, et naine ei anna seksi kätte ja peale last, et ei taha. Aga tegelikult on väga palju siin probleeme, et mehed ei anna või et ei tõuse või ei püsi või ei taha või siis et lihtsalt ei, nagu mõnel isegi toimib see, aga ikka ei ole nõus seksima, et neid probleeme on palju, vaata. Vaata, mõlemad pidi on nagu häda, et ühest küljest, ma saan aru, et see on probleem, on ju, inimesed, see on mingi haigus, vahet ei ole, kas on füüsiline või vaimne, kui tulemus on see, et sa ei saa seksida, siis probleem on olemas. Ja ühest küljest, kui mees nagu kinda nagu downplayb seda, et ma olen väsinud, ma ei taha, ma ei viitsi, siis see võib olla nagu selles suhtes kaitserefleks, et ta ei taha jälle nii-öelda seda pettumust kogeda. Aga samal ajal ta peab ju aru saama, et tegelikult kui see naisel on ju õigus ikkagi
eeldada, et ta oma suhtes saab seksi ja kui seda mitte kunagi ei juhtu, siis jah, kindlasti on mõned väga-väga head inimesed, kes on ikkagi nõus siis selle mehega koos olema, aga siit ma loen välja, et ta ei ole sellise eluga rahul ja sa võid mõnda aega siis leppida ja või aastaid isegi leppida. Aga kas sa tahad siis seda, et ühel hetkel sa oled, ma ei tea, 50 ja sa mõtled, et okei, ma olen seksi saanud viimase 30 aasta jooksul 2 korda ja te lähete lõpuks nagunii lahku. Et ma arvan, et tulebki mees maha istutada ja öelda, et ma ei tea, proovime siis veel midagi. Et okei, te oled ravimeid proovinud, ma ei tea, mingi Epp Kärsini koolitusele, ma ei tea, vaadake koos porri, ma ei tea, nagu kui tehke on midagi. Jah, et kui on midagi, mida te pole veel proovinud, see vestlus võib olla ebamugav, aga te peate välja mõtlema, mis need asjad on, mida te pole proovinud ja võib-olla tekib siit midagi, mis teile mõlemale võiks huvi pakkuda. Ja siis vähemalt sa tead, et okei, ma olen kõike proovinud, sellest ei saanud asja ja sa ilmselt pead oma eluga edasi liikuma või jääma seksitusse suhtesse, see on sinu enda valik. Jah, sellepärast, et nagu vaata, me oleme ka vahepeal öelnud, et nagu let that man go, aga vaata mõni kirjutas ka meile, et aga tegelikult on ju nii hea mees mujal on ju, aga nagu, et üleüldiselt on hea mees, siis et seksi ei saa, aga nagu kui sinu jaoks on see seks tähtis, siis ju nii, ja see ei tähenda, et sa oled nümfomaan. Sa ei ole nümfomaan, nalja teed või nümfomaan. Sa tahad seksida, nalja teed, see ei ole nümfomaan. Ja see ei ole ka nagu selles suhtes ju nagu halb asi, et sa tahad seda, selles suhtes, et sinul järelikult on ju huvi oma mehe vastu ja see on ju loogiline, kui sa oled kellegagi koos, siis põhjus on see, et ta meeldib sulle. Et ma saan aru, et väga jeesuslik on kannatada ja et muidu on nii hea mees, aga sinu enda soovid ja tunded loevad ka midagi, et ma ei... Sa tunned ennast ju halvasti, et sa tunnedki nagu ära tõrjutuna või mitte tahetuna, jah. Ja näiteks meil on see nali, vaata, et kui me nagu mõnda aega oled, vaata, me ei ole musi teinud, vaata, see rõsk, kui ma mingi, mis ajast sa mind vihkama muidu hakkasid, vaata? Ma teen Märtenile täpselt sama asja. Ma mõnikord küsin, et kas sa mäletad täpselt kellaaega ja siis ta mingi millegi, see kell, millal sa täpselt tülgastama. Nüüd ta juba teab ette, kui ma olen mingi, kuule, mul on küsimus, siis ta juba teab, vaata, aga ta teeb mulle vastu ka, vaata, et me vihkame siis üksteist sinna. Et see ongi nagu see, et see ongi siis lähedus ja niimoodi, et nagu, et nagu kui sa ei saagi, et nagu seda lähedust, sul tekibki nagu põlatud tunne või et nagu mingi või nagu niuke ebakindel tunne lõpuks ja mingi miks ma ei ole piisav või mitte, et sa ei oleks piisav, aga lihtsalt ma saan aru, et need mõtted võivad tekkida sellest, sest et kui su mees ei taha sinuga seksida, enamasti mehed on see, et sa paned talle käe pihta ja tal on nagu kõva. Et paraku see on jah asi, millega sa pead ise nagu mõtlema, et kas sa oled valmis selleks, et see jääbki eluks ajaks sellisena ja kui sa ei soovi sellist elu, siis sa pead mingid variante välja pakkuma ja kui ükski nendest variantidest ei vii teid kuskile, kus te mõlemad rahul oleksite, siis kahjuks sa pead edasi liikuma, kui sa tahad nussi saada. Jah, kahjuks õnneks. Või siis võtad kliti ja siis oled õnnetu, aga saad midagigi. See on ka kurb elu tegelikult. See on kurb elu. Või kasutada koos mingeid mänguasju. Jah, okei, tegelikult see on ka üks mõte, et vähemalt mingit ühine tegevus vähemalt on. Ja isegi kui tal ei tõuse, ma hakkasin mõtlema, et ta saab sul ikka ju nagu naudingut pakkuda ja teha, et sa ei saa olla mingi mul ei tõuse, et okei, keerad selja, et nagu see ei käiga nii, et sa saad päris palju asju teha. Käte, suu ja mänguasjadega. Täpselt, nii et nagu anna kuuma. Andke kuuma, jah. Nii, läbi unenäppu. Nii, läbi unenäppu. Olen teie podcasti ülikaua kuulanud ja ausalt mitte kordagi arvanud, et kirjutan ise oma loo. Aga see on midagi, mis on minuga nii pikalt kaasas käinud, et ma ei taha seda enam ainult enda sees hoida. See juhtus kevadel, olime sõbranna juures istumisel. Umbes 8 inimest, jutt ja joogid. Ma olin tollal suhtes ühe kutiga, keda mu sõbrannad väga tahtsid sinna kutsuda, et kõigil oleks lõbus. Aga see, mida keegi ei teadnud, oli see, et mul oli pikemat aega tema vastu vastikus. Ma ei osanud seda lõpetada, ma ei leidnud sõnu, et öelda ma ei taha enam. Ja nii ma olin edasi selles olukorras. Ta oli üks harjumus, millest ma ei rääkinud kellegile. Tal oli üks harjumus. Ta pani mulle näppu ilma, et oleks loa andnud. Korduvalt. Ma ei tahtnud seda, mul oli valus, ebamugav ja vastikus. Aga ma ei öelnud midagi, ma lihtsalt kannatasin ära. Kui ta sinna istumisele tuli, tundsime kohe, et ma ei taha seal enam olla. Mitte temaga, mitte selles olukorras. Lõpuks läksin teise tuppa ja viskasin voodisse pikali, lihtsalt kõigest eemalduda. Enne kui ma päriselt magama jäin, tuli ta minu juurde ja küsis, kas ma tahan. Ma ütlesin selgelt ei.
Märkasin selle peale, et tundsin tugevat valu. Mul läks paar sekundit aega, et aru saada, mis toimub ja siis sain aru, et ta pani näppu mulle. Aga nüüd, kui ma magasin, ma ei oska siiani kirjeldada seda tunnet. See ei olnud ainult füüsiline valu, see oli šokk, vastikus, täielik usaldusel purunemine. Kuidas keegi üldse tuleb selle peale, et teha midagi sellist inimesele, kes on juba öelnud ei ja veel magavale inimesele. Läksin teiste juurde tagasi, nagu midagi poleks juhtunud. Istusid seal inimeste keskel, kes naersid ja rääkisid ja tundsin end samal ajal täiesti üksi. Ma ei tea siiani, miks ma ei rääkinud. Kas häbi, hirm või see, et ma ise ka ei saanud lõpuni aru, et mis juhtust. Selle kutiga ma enam koos pole ja ma tahaks naistele südamele panna. Palun minge rääkige kohe kellegile. Sa ei ole tegelikult üksi. Ma kahetsen väga sügavalt, et ma ei läinud kellegile rääkima sellest. Head soovides, Kätliina. No ühesõnaga, see on väga tavaline, et inimesed, kes satuvad, selle kohta võib vabalt öelda vägistamine, see on seksuaalne ahistamine kellegi poolt, mis vahet seal ei ole, kas see on sinu peika või mitte. Tegelikult see on vägistamine, ta penetrate'is sind, vahet ei ole millega, on ju, ja ilma sinu nõusolekuta. Ja tegelikult see, et sa oled nagu šokis ja sa ei räägi kellegile, see on tegelikult väga tavaline. Et ma olen aru saanud, et nii palju, kui me oleme neid kirju saanud ja ma olen ise kuulnud, et ohvrid tihti peale tunnevadki ise häbi või nagu nemad oleks midagi valesti teinud. Ja tegelikult see on crazy, kui paljud mehed lubavad endale sellist käitumist ja nagu... Kui keegi on öelnud sulle juba, et nagu ei taha. Ja siis me jääme magama, saab mingi, aga äkki see on ikkagi jaa. Et ma saaks sellest aru, et ma ei tea, üks asi viib teiseni või keegi äratab kedagi üles kuidagi hellitades, mitte nagu ma ei räägi kohe käsi masinasse või see on nagu üks asi. Aga kui ma olen öelnud ei ja ma heidan magama, siis nagu kas sa oled puudega, sügava vaimupuudega, et sa ei saa aru, mida see tähendab. See mees on predator, ma ei oska midagi muud öelda. Et teoreetiliselt ma kujutitaks üks asja, et saab politseisse anda. See mees võib-olla mõtles ka seda, et nagu nii minu naine vaata, et nagu vaatas paljudel ongi see, et seda suhtes vägistamist üldse väga ei reportita, sest et mõeldakse, et ma olen ju suhtes ja et siis see ei ole automaatne ja vaata. Ja tead, ma ei tea muidugi, kas see oli nii, aga väga paljud mehed ei saa ka mitte aru, mis asi on eelmäng. Nii et ma ei imesta, kui see debiilik arveski, et see, et sa lükkad kellegile näppu masinasse, et see on nagu romantiline eelmäng. Võib-olla ta mõtles seda oma peas. Ma ei kujuta ette, aga samas mul on raskus, sul on juba öeldud ei. Muidugi mehed võivad mõelda, et nüüd ma ei tea, erutan teda oma selle võrratu lükkaga ja siis ta tegelikult tahab või ma ei kujuta ette, aga see on literally abuse ja ma ei tea, ma ei kujuta ette, kas sa jätsite siis peale seda maha, kas ta ütlesin seda. Ja nüüd on igatahes laus, ma ei tea, kas ta kohe jättis peale seda, aga ma lihtsalt, ega me ei oska siin rohkem midagi kommenteerida, aga ma ütlen, et meie kuulajatele, vaatajatele, et kui teie peika elukaasline abikaasa teeb midagi, kui te olete öelnud ei, siis see ei ole mingi asi, mida sa peaksid nagu mõtlema, et las see jääda. See on asi, millest sa peaksid kohe temaga rääkima, ütlema, nii, mina ütlesin sulle ei, sina jätkasid oma tegevusega, see ei ole okei. Ma ei kujuta, et see on abuse. See on abuse, nii et see, see ei ole normaalne, lihtsalt seda ma tahan öelda, see ei ole okei. Ükski lugupidav meesterahvas ei tee seda ühelegi naisele, oma naisele veel kindlasti mitte. Vastik. Kahju, et pidid sükest asja läbi elama. Nii, kirja jätk. Hei naiskad, kirjutan uuesti ja soovin teid südamest tänada selle podcasti episoodi eest. See oli vahelduseks nii oluline teema. Juba esimesest loos saati hakkasid pisarad tulema nagu alati, aga seekord mitte naerust. Nii kurb oli kuulata, kui paljud on väga perses olukordades, lihtsalt öeldes ja samas tekkis teadmine, et ma ei ole tegelikult nii üksi. See, kuidas te puudutasite vaimse vägivalla poolt, avas ka minu silmad. Ennist kirjutasin teile oma loo väga pealiskaudselt, aga seda episoodi kuulates sain aru, kui palju on see mind tegelikult vaimselt mõjutanud. Sellest tõesti ei räägita. Enne kui silm sinine ei ole, ei märka keegi. Olin nädal aega tagasi praktiliselt oma murdumispunktis. Olin klassikaaslasega väljas ja isegi arutasime sellest ja paar koksi oli ka all. Ma hakkasin lihtsalt vuhades nutma, nii et lõppu ei olnud. Minu kõrvale seisid inimesed, kellest ma poleks seda iial osanud. Nad veensid mind koolis sellest rääkima, et ma abi saaksin.
Pärast rääkisin koolis lausa klassijuhatajale nuttes ära, mis toimub. See ei tähenda, et minu teekond oleks sellega läbi. Sellest teemast kohe kindlasti mitte, sest siiani olen veel kodus. Aga ma tõesti luban endale ja teile, et need on viimased kuud. Kõik selle kuulamine pani mind mõistma, kuidas ma ilmselt kunagi ei suuda sõltuda kellestki teisest ja samas kõige rohkem suudan sellega kellegi õlal nutta. Samas tunnen, et see aitas mind, kuid kuidagi surus nurka ka, sest näiteks esimene lugu oli nii palju hullem ja tekkis tunne, et mida ma üldse virisen. Igal juhul oli mul praegu vaja ennast lihtsalt kuskile välja elada ja südamelt ära saada. Kuskile, kus mind ei teata. Lisaks palun, kuna see on mu esimene kodu, mida ma ostan ja ma olen nii noor ja tunnen end selle teemaga väga rumalalt, äkki saaksite mõne asjaga aidata, mille osas kindlasti tähelepanu pöörata, mille osas mitte silma kinni pigistada. Aitäh veel kord nii olulise teema käsitlemise eest, loodan, et varsti pöördun teie poole juba rõõmsamatel teemadel. By the way, te olete nüüd minu looga seotud, tahate või ei taha. Kui mul oma kodu käes on, kirjutan kindlasti, et ei hakka mu update'idest pääsema. Jah, ühesõnaga, kas mäletad, mis ta eelmine kiri oli või? Ja. Kohe vaatan. Mulle koht lahti. Tema lugu oli selles kodu, mis ei ole nagu kodu. Et ta lapsevanem, kellega ta koos elab, vaata, hakkas teda maha tegema ja et ta on loll ja lõi teda hästi palju ja okei. Okei, no tore selle update'i eest, aitäh. Ja muidugi alati me oleme osa sinu loost, et muidugi kirjutaja. Mul on väga hea meel, et sa nüüd ka rääkisid teistele, sest et ma kujutan ette, kui raske võib olla niimoodi, et see on nagu see, kes sind abusib, on sinu enda lapsevanem. Ja see on ka väga hea, et rääkis klassijuhatajale, sellepärast, et ma eeldan, et õpetajatel ma võin praegu eksida, aga minu meelest neil on ikka kohustus hoida laste, nagu kui klassis või lapsel on midagi viga, siis neil on kohustus lastekaitsega nagu kontaktis olla ja küsida nõu ja värki. Et mul on hea meel, aga ma olen täitsa hämmingus, et kuidas sa endale kodu saad osta, kui sa nii noorelt, et no see eriti tubli, kui sa juba ja, vaata, kui meil aega läks, vaata. Ja, et kodu ostmisplaane, et teid see on väga-väga aga millele nagu nii-öelda tähelepanu pöörata, mitte silma. No, et kindlasti, et kui see on mingi vana maja, et nagu tähelepanu pöörata, et ei oleks kuskil mingi hallitust peidus ja seda, et see kindlasti nagu lasta need mingid üle vaadata vanade mahepuhul. Üldse, mina lasin maja puhul ka ja tegelikult tehakse seda uute korterite ja majadega ka. Siuke asi on olemas nagu ehituskontroll. See maksab küll päris mitu 100 €, aga sa võidad sellega mitu tuhat pärast. Nemad ütlevad kohe ära, mis need nii-öelda puudujäägid seal korteris on ja siis sa tead, sest et tõesti eriti, kui sa oled veel noor tüdruk ka, paljud kasutavad seda nii-öelda nagu ära, et kui sul vähegi võimalus on tellise ehituskontrolli, kui ei ole, siis proovi vähemalt võib-olla mingi sõbranna isa või mingi keegi, kes on vaata rohkem kursis, näiteks teab ehitusest natuke rohkem. Ma ei taha nüüd seksistlik olla, aga lihtsalt mulle tundub, et mehed tihti peale puutuvad siukse teemaga rohkem kokku ja ma arvan, et ikka mõni sõbranna isa, kes natuke sinust ikka rohkem teab. Ja. Ei, muidugi, sest mul on ka ikka, kui ma olen alati mingi vallaline olnud ka või midagi, ma alati kas mingi sõbranna mehe, vahet ole, kas on autoasi või mingi ehitusasi, ma olen alati küsin tuimalt abi, sest et ma ei tea. Ja üks asi... Ma ei peagi teama, I'm just a girl. Ja üks asi, mida kindlasti nagu soovitan üle vaadata või lasta kontrollida või küsida selle kohta, on elektrijuhtmed. Sest et see võib nagu väga ohtlik olla, ma eeldan, et sa ei osta mingi tutikat maja, isegi seal tegelikult võivad olla probleemid, et vanadel majadel ja korteritel, et kindlasti uurib, millal on seda elektri mingid neid asju vahetab. Räägin nagu mingi hull ekspert, aga ma lihtsalt tean, et elektrisüsteemidest võib tulla mingid tulekahjusid ja asju. Jamasi. Aga kõige olulisem on ikkagi asukoht, et kus sa tahad nagu olla. Et sa ei oleks oma mingit töökohast ja koolist või mingitest asjad, et ütleme, et su põhielutegevus käib mingi Mustamäel, ma ei tea, trennid, mis iganes, aga siis Lasnamäele saad hea hinnaga korteri, et see lõpuks on nii suur. Ja, sa pead mõtlema, et kas sa viitsid nagu trippida palju, samas noor inimene võib-olla jaksab rohkem trippida. No ikkagi see on nagu, tahad ruttu koju saada. Ma arvan, et vaata siinkohal, ma ei tea täpselt ju, kui vanad on, ma eeldan, et on
äsja täisealiseks saanud, et ega ta sinna korterisse ju eluks ajaks ei jää selles suhtes, et kui sul tõesti õnnestub mingi natuke kaugemal saada hea hinnaga ja mingi koht on ju, siis okei on ju. Aga peaasi, et sa ennast tunned ise seal hästi turvaliselt. Ja kui sa vähegi saad, vaata, kes naabrid on. Me oleme ju nii palju rääkinud nendest kohutavatest naabritest. Sellega on nagu natuke keeruline, sest ega maakler ju ei tea ka, mis no vahepeal nad ikka teavad, et nagu maaklerid nad ei ütleks sulle elu sees, et siin on mingi vaimuhaige naaber ju. Nad ei ütleks sulle seda. Ei, ma ei kujuta ette. Aga ma ei tea, mul on ikka vahepeal on, ma mäletan, hoiatatud, et või ütled, et nagu maaklerid on rääkinud ikkagi need, et siin elab umbes mingi vanem naisterahvas või et siin elab mingi perega inimesed, et natukene on räägitud no, ikka. Jah, okei, aga samas elab perega inimene, aga selle jätab mainimata, et isa mängib kella 4 öösel trummi või midagi, et et ei tea, on ju. Sõltub, kui sõbralik sa maakleriga oled, vaata, et äkki ta ikka räägib. Aga vaat ma ütlen, ta ei pruugi teada, ega maaklerid ju ei ela seal sees ja võib-olla tihti peale need, kes müüvad korterit, võib-olla ei maini ka seda. Aga siinkohal jätke meile kommentaar, kas või kuidas olete teie, kui te ostate mingit kohta, kuidas üldse teada saada, mis naabritega tegu on, sest et ma mõtlen, et sa ei saa ju ukse peale koputama ka minna, et tere, kas te olete normaalne? Sest et vaata, kui mina kolisin enda sinna majja, siis ma küsin, see omanik oli seal ja siis ma küsisin ta käest, et kuidas naabrid on. Ja siis ta oli mingi, et mõlemad naabrid on siin hästi kaua elanud ja et täitsa nagu okeid, vaata. Et minul nüüd ei ole sama kogemus, aga tal ei olnud ka samas kanu, on ju. Et ma ei tea, kas meist nüüd mingit tolku oli, aga hoia siis kursis ja anna teada, kui sa korteri said ja loodan, et see kass läheb üle ja see, mis sa ütlesid ka, et sul on tunne, et sa ei saa kunagi kedagi usaldada. Tegelikult see lõpuks läheb üle. Sa oled praegu nii noor ja ma saan aru, sa oled literally hurt omaenda vanema poolt, aga küll tekib inimene ja sa õpid jälle usaldama nii-öelda. Salajane hobi. Hei, mõtlesin, et jagan teiega üht väikest saladust, mida ma pole kellegile kunagi rääkinud. Tegelikult pole see midagi väga suurt, aga lihtsalt üks veider harjumus, mida ma olen aastaid salaja teinud ja mis võib näidata, kui peri bitch ma olen. Ma olen juba umbes 5 aastat oma notesis pidanud listi paaridest. Enamik neist on minu lähedased. Aga mõni on ka mingi kaugem tuttav või keegi, keda ma lihtsalt näiteks Instagramis jälgin. Point on selles, et ma kirjutan üles paaride nimed ja kuupäeva, millal nad kokku läksid. Või vähemalt millal mina neist teada sain. Ja kui nad lahku lähevad, siis tõmban nende nimedele kriipsu peale. Ma ei tea, miks, aga see on kuidagi satisfying. Mõne paari puhul kirjutan isegi ennustused, millal ma arvan, et nad lahku lähevad. Musul aega on kodus. Ei reaalselt. Hakkasin seda tegema, kui ma olin 16 ja suures südamevalus ning ausalt öeldes soovisin ka kõigile teiste paaride downfalli. Südamevalu läks lõpuks üle, aga listi jäin ikka pidama. Praeguseks on seal 96 paari nimed ja enamikul neist on nüüdseks kriips peal. Samas on ka neid, kes listi algusest peale siiani koos püsinud. Kui ma hiljuti jälle südamevalu kogesin, siis oli see jälle kuidagi lohutav vaadata, kui paljud paarid on lahku läinud. Saada meile ka see list. Literally panu saada meile see list. Nüüd on raudselt võõrad inimesed, aga... Sa ütlesid, keda ta Instagramis jälgib. Saada siis meile ka. Kujuta, kas meie nimed on ka seal või? Samas on ka naljakas aeg-ajalt seda listi vaadata ja meenutada paare, kes said nii ammu või nii lühikest aega koos. Et muidu poleks nad üldse meelde tulnud. Ja vahel on ka tore imestada, kui mõne nimi listis juba 5. korda. Et on nagu mitu korda suhtes sain. See on päris huvitav. Igatahes on see vist kõige järjepidavam asi mu elus, mida ma olen nii kaua suutnud pidada. Mallu, sind see listis ei ole, sest ma tean, et sina ja Märten olete soulmates ja soovin teile ainult parimat. Aga kas mina ja Gert olime seal listis ja mina ja Villu? No samas ta ütlesin, Mallu, sind see listis ei ole üldse, sest et võib-olla äkki ta hakkas meid jälgima siis hiljem vaata, et siis kui see Märteniga koos oli. By the way, Kristina, sul on lambist imeline glow up. Sa särad. Ma vaatasin hiljuti vanu podcasti episoode ja ma ei tea, mis muutunud on, aga sa näed praegu nii palju teistsugune välja ja seda ainult heas mõttes. No ma olen mingi 30 kilo alla võtnud. Aga ma ei suuda aru saada, mis sinus muutunud on. Tegelikult mingi 25 kilo, aga see ja võib-olla lihtsalt, et nagu ma ei tea, meigin ennast rohkem või ma ei tea paremini. In love, you're in love. See on nii tore tõesti, I love life. Just Ivari kirjutas mulle ka, et
et ta pesi pesu vaatasin jah, mis nägu peeretab peas, mina loen mingi dramaatilist kirja, vend on täiesti checked out. ei, ta kirjutas, et ta tegi nõudepesumasina tühjaks, siis ta tõmbas tolmu ja pesi pesu ja I love it. Ta on nii hästi treenitud. See on eelmäng. See tõesti on. Ei, ta on väga tubli. Üks asi, mille peale ma ütlesin kohe, et ma vist, kui me hakkasime suhtumist rääkida, et ma riigin riideid. I would never do, ta riigib riideid, nagu ta on crazy. Ja siis see on nagu crazy about him. Okay. Ma räägin, see on ikka perfect. Mul Märten valab killustiku praegu maja ja siis ta teeb kanamajale siukse nagu. Jah, ma vaatasin, et ta on hull töömesilane. Saad sa aru, ta laenas selle Avendi kopa. Ma ei ole mitte kunagi teda elus nii õnnelikuna näinud. Nagu meie pulmapäeval ta polnud ka nii õnnelik. Ta vuhas selle kopaga, nägu oli nii naeral. Vaata seda! Siis tõmbab oma seal käe. Filmid. Ta on nii õnnelik. Siis natuke oli toast, et ma olen ikkagi, vaatan veel seal õues, mis ma selle kopaga teha saan. Lihtsalt vuristab. Ma eile hakkasin, kus ma läksin? Poodi läksin. Vend sõitis mul kopaga mööda seda meie väikest tänavad. Segi kamminud nagu. Täiesti sooda peast. Appikene. Ei, no peas, et laps on õnnelik. Ta on nagu see, et emme, vaata seda, vaata. Siis teeb mingi kukerpalli, vaata. Meil on kopp lihtsalt. Jah, ei no äge. Ja asjanaga teil ka siis maja ikka arvan. See on nagu äge, et siin nagu ostite maalappi, et hakkate farmi ehitama, aga te seda maja ikkagi arendate normilt. No meil läheb ju ikkagi aega selles suhtes, et ma ütlen, kogu aeg on olnud ju see, et see farm on siuke nagu 5 aastaku plaan ja mul ei ole siukseid finantse, et seda nagu korraga valmis ehitada. Siis me mõtlesimegi, et tegelikult ei ole ju kuskile kiiret. Jah, mu kõik naabrid vihkavad mind, aga tead, I will live. Nii et ja samas ongi, et vaata, et siis kui sa vaata selle majaga sul oli kiire, sa tahtsid nagu siis, aga nüüd ongi selle farmiga saadki rahulikult aeglaselt teha ja täpselt sellised nagu sa tahad ja nagu rahulikult ja plekid peened ka nagu nii, et ega sul isegi ongi kiire, siis ei saa. Jah, et tuleb kannatada ja siis mõtlesin. Ja unipetist tuleb varsti kunagi jälle raha ja. Nojah, siis saab näiteks vundamendi valada. Okei, tegelikult ma peab projektigi veel. Ja, aga ühesõnaga, et see on jah, et vahet teavad naabrid vihkavad, küll aega on ja. Harjud ära. Tõesti. Võtad veel kuradi. I'm such a pleasant girl. Võtad 10 kitsa, kaua paugud ja võtame kuradi sea ja 10 kitsa. Jah. Võt siis tuleb alles lärm. Võt siis te kuradi kahetsete, et kohe sõbralikud ei olnud. Jah. Nii. Võta siis. Minu kord. Võtan viimse kirja. Viimne kiri. Liialt hooliv mees. Hei, kirjutan teile, et veidi nõu küsida. Ma olen küll sõbrannadega rääkinud, kuid nagu sõbrannad ikka, siis nad on alati minu poolt. Olen 20 ja kutt on 22. Minul pole olnud varem suhet. Oleme koos olnud veidi üle poole aasta. Ta on tõesti hooliv ja armas, kuid minu jaoks on see veidi kurnav. Ta tahab minuga kogu aeg koos olla. Kirjutab kogu aeg ja nii edasi. Ehk isegi kui ma olen üksi, siis ma olen nagu ikkagi temaga. Me oleme mitu korda rääkinud sellest, et ma vajan oma aega ning ei jaksa talle igast oma tegevusest teada anda, kuid lõpuks läheb ikka nii nagu alati. Vahepeal ma lihtsalt ei vastagi talle 3 tundi umbes ja siis ta helistab, on mures, kas minuga on midagi juhtunud. See ilmselt tuleb eelmistes suhetes, sest need ei olnud tal päris paradiis, nagu ta mulle on rääkinud. Ta on olnud välismaal suurlinnas politseinik, ehk ta soovib mulle igale poole igaks juhuks järgi tulla. See on tegelikult armas, kuid vahepeal, kui olen sõpradega, siis ma ei tea, kaua meil läheb ja nii edasi. Ning kogu aeg on mul taga kuklas mõte, et millal ma talle kirjutan, et ta hakkaks sõitma. Läksime ükskord ka tülli, siis ma ütlesin, et lähen ise koju, kuna kell on 2 öösel, aga ta soovis tungivalt, et tuleb mulle järgi. Minu jaoks on see veidi kurnav, sest mind on nii kasvatatud, et inimesed ei pea sinu järgi ootama. Läksime ka tülli, kuna tahtsin firma peale panna kleiti, mis on tema meelest liiga lühike. Tavaline lühike kleit tegelikult. Kuid ma ütlesin talle, et ma kannan seda, mida mina tahan ja see on firma pidu. Ta põhjendas, et ta on seal suurlinnas näinud, kuidas minusuguseid väikseitest kleitidest tüdrukuid vägistatakse. Lähen paari nädala pärast sõbrannadega Itaaliasse ning ka sellest tekkis tüli, sest ta soovib, et ma talle iga päev helistaksin ja enam-vähem ütleksin, kus oleme ja mis teeme. Ma ütlesin, et ma olen reisil ja ma tahan selle ennast nautida, mitte iga minut raportit kirjutada, kuid ta põhjendas seda sellega, et on mures. Ma olen üleüldse päris iseteadlik ja ei lase talle öelda, kuidas ja mida ma peaksin tegema ning tahtsingi küsida, kas asi on minus, et olen liiga nii-öelda jäärapäine ja tema on tegelikult hooliv või ongi meie iseloomud ja elustiilid erinevad ja ei sobigi. Tegelikult pole ju kõik ainult tülid ja tore on ka, aga jah. No, ma ei tea. Selles suhtes ma saan aru, mina olen ka suhtes siuke inimene, et ma tahan nagu kogu aeg koos olla, noh, me ka elame koos ja oleme abielus, aga üldiselt ka, mulle meeldib nagu koos olla.
aga kuskil selles suhtes, et kui ta on kogu aeg mingi, ei, ma tulen sulle ise järgi ja siis sa pead nagu kogu aeg arvestama nagu sellega, et okei, ma ütlesin talle, et tule, nüüd ta peab ootama ja näed. Aga meil on näiteks veel mingi asi lõpetada või? Ja sa oled täiskasvanud inimene. Ma arvan, et ma ütleks ka, et ma saan aru, et muidugi kuigi teine on reisil, et ikka iga päev suhtled, on ju. Aga mitte, et ma pean kogu aeg teada andma, kus ma olen. Nagu, ma ütlekski, et ma olen täiskasvanud inimene. Ma olen nii kaua endaga kuradi hakkama saanud, kui ma olen elus praegu, et ma saan ka edaspidi. Ma saan väga hästi aru, et sa muretsed, aga pole põhjust, ma olen sõbrannadega koos. Noh, eks sa võid ju öelda, et näiteks, kuule, tänased plaanid on see, et lähme randa ja õhtul lähme näed sinna paari näiteks. On okei, et ta teab siis enam-vähem, kus sa oled. Aga see mingi iga tunni aja tagant pead nagu teada andma ja kui sa 3 tundi ei vasta, et siis ta hakkab sulle helistama ja ta on nagu jube mures, on ju. See tundub mulle nagu, natuke nagu kontrolliv. Et see ei ole nagu lihtsalt I love you, aga see on natuke kontrolliv. Siis mina nõustun ka, et see koos olemine, et muidugi sa tahad kogu aeg koos olla, aga ma saan aru, kui sa nagu tahad oma sõpradega midagi teha või et loog, et iga kell ma tahan, et sa tahad minuga olla, aga sul on mingid muud tegemised, see on chill. See kogu aeg kirjutamine, no tead, vahepeal on nagu, sa oled töös, vaata, kui sa oled näiteks kontoritöö, sa pead keskenduma, et sa ei saa kogu aeg võtta näiteks, et sa pead mingid andmeid sisestama, mis iganes, et või ükskõik, mis tööd sa teed, et sa saa kogu aeg nagu telefonis olla, et nagu see on ka fine, kui sa päev läbi ei saa kirjutada, aga ütled, kuule, mul on täna veits kiire ja siis õhtupoole suhtled rohkem. Ma saaksin aru ka sellest, et okei, kui see mees nii väga tahab sulle kogu aeg kirjutada, kirjutage, kui see on tema thing, aga siis ta ei saa eeldada, et sina igal asjale pead vastama. Kui sa oled öelnud, et kuule, ma ei tea, praegu lähen koju ja veits puhkan või ma lähen sõbrannadega lõunale või mida iganes on ju. Et mulle ikkagi väga hakkab see nagu kontrollimisel tunduma, eriti see kleidi kommenteerimise osa, et see on liiga lühike kleit. Ma saan aru, kui sa endale maika nagu venitasid natukene mokki katma, et need võib-olla keegi kommenteeriks. Kui sul on lihtsalt lühike kleit seljas, mis mõttes tullakse ma ei ütle, et vägistamisi ei toimu, kahjuks loomulikult toimub, aga see, et sul võib olla ka purka seljas. Konkreetselt, et nagu ma ei tea, minu meelest mees just, kui sa paned endale ilusa kleidi selga ja lähed peole, siis su mees peaks kodus sulle ütlema, et oh my god, you look great ja have a nice party, mitte mingi oh my god, kirjuta mulle iga 5 minuti tagant ja by the way sind vägistatakse ära su kleiti lühike. Et see on nagu see on natuke, tal on nagu ta nii-öelda projektib oma mingit traumat sinule peale. Et oma eelmisest suhetest võib-olla äkki keegi siis pettis teda, eelmised suhted ei olnud nii paradiis või nagu lihtsalt ongi nagu väga kontrolliv mees ja aga ta on 20 ka alles ja vaata, ta ütleb siin, et ta meie nõu saada, sest et sõbrannad on tema poolt ja ma ütlen sulle, et sõbrannad on põhjusega sinu poolt ja ma arvan, et su sõbrannad saad väga hästi aru, et see ei ole okei tegelikult, kuidas see mees nagu käitub ja mis siis, et sa ütled, et ei ole ainult tülid ja tore on ka, igasuguses suhtes mingitel hetkedel on tore ja kuna see on su esimene suhe, siis ma ütlen sulle, nagu ma ütleks, ma ei tea, oma väiksele õele, see, et mees on mingitel hetkedel tore, ei tähenda, et sa pead nagu oma aega sinna kulutama. Nagu selles suhtes, kui ta elab sul kogu aeg seljas ja tahab sind kontrollida ja paneb sind ebamugavalt tundma, siis täiesti okei. Ja saad aru, ma soovin, et minul oleks olnud endal kunagi seda mõistust või seda oskust öelda, täiesti okei on öelda, kuule, ma tegelikult ei tunne siin suhtes ennast väga mugavalt. Ja nüüd on see variant, et kas sa natukene tõmbad tagasi või kahjuks see suhe on läbi. Et ma, usu mind, toredaid mehi, kellega vahepeal on fun, on väga palju. Neid on väga palju, trust me, vahepeal fun. Jah, et ei tasu nagu nii kinni jääda ja usu mind, kui su sõbrannad ka, kes ilmselt teavad sellest olukorrast rohkem ja kui siin põgusas kirjas ja sa mingi, ei, nad on vist minu poolt, nad on minu sõbrannad, ei mu suva. Ei, lihtsalt, vaatan, kuna sinul on see, et kuna sulle ilmselgelt meeldib see mees, mingid tunded. Ja teil on toredaid hetki olnud. Siis sina oledki automaatselt kind of nagu tema poolt, selle mehe poolt. On ju. Aga sinu sõbrannad on sinu poolt ja nad nagu näevad seda meest öelda selgete silmadega. Sina näed ikkagi natuke läbi roosade prillide võib-olla. Ja sa mõtled, et see on nii armas, et ta on nagu, ütlesid ka vaata liialt hooliv mees, mitte et saikar mees, kes piirab mind. Sa oled liialt hooliv. See ei ole liialt hooliv. See ei ole liialt hooliv, see on nagu Siukest asja tegelikult ei olegi olemas liialt hooliv. Mees on kas hooliv või ei ole hooliv.
see, kas ta on kontrolliv, ei ole tegelikult selle eelmisega seotud, sest et kontrollivus saab väga lihtsasti maskeerida hoolivuseks. Ma ju hoolin, et sa sind ei vägistataks ära, vaata. Selles suhtes, et olgem ausad. Ma hoolin, et kuidas su päev läheb. Mina hoolin ka näiteks sellest, ma ei taha, et Kristina oleks, et keegi vägistaks Kristina ära. Ma hoolin sellest, aga kas see tähendab seda, et ma pean kommenteerima, mis tal seljas on või teadma iga sekund, kus ta on? No, tegelikult mitte, on ju. Et okei. Kuigi ta tahab teada iga sekund, kus ma vaatan Life'ist. Mul ei ole vahet. Aga sa tahad, et sa näeksid. Vaatad tihti, kus ma olen. Jaa. Päriselt? Jaa, ei mis ju. No, sellepärast, vaata, ongi see, aga sul on ligipääs olemas, kui sul oleks, sa küsid, mis teed, kus sa oled? Võib-olla mitte alati, aga mõnikord lihtsalt tead, jääb näppu. Aga selles suhtes ma saan aru, et minu meelest on normaalne, kui koos olevad inimesed teavad, kus teine on. Nagu selles suhtes, aga ma kinda näiteks eeldaga, et kui ma ütlen, et kuule, ma lähen linna, et ma siis teavitan, et nüüd, kui juhuslikult ma parasjagu juttu ei räägi, siis jah, ma võin öelda, et nüüd me tulime siia või me läksime sinna. Aga see ei saa kohustus olla. Kui ma ütlen sulle, et näe, ma lähen, ma ei tea, Kätu ja Kristinaga lähen linna, siis ja mis kell ma umbes tulen, mis vahet seal on, kus ma ei tea ju. Jah, et nagu... Ainult siis ma saan aru, kui sa oled mingi, et mis kell sa tuled, et nagu õhtusöök, et kas ma teen, et nagu see on loogiline, mitte see, et sa pead kogu aeg ütlema, nii, me oleme nüüd kella 2, kella 3 oleme siin Viru keskus ühes poes ja siis me liigume üle tee ja lähme sinna mingi HM. Võib-olla mind trigerdas natuke see ka, et vaata Gerdil oli ka siuke komme, et ta oli kogu aeg, ma tulen järgi. Ja ma arvan, et see oli ka tegelikult üks kontrollimise viise, sest et näiteks kui ma olen kuskil väljas, temal oli küll, mis kell sa koju lähed, kust mina tean, on ju. Aga vaata, kui ta näiteks on mingi, ma tulen sulle järgi, siis ta panebki ju selle nagu minu aja nüüd paika, kaua ma saan olla, sest et nüüd, kui ta tuleb järgi... Sa pead ära minema. Jah, sest et mitu korda oli nii, et ma tegelikult olen nüüd väsim, ma nüüd tulen järgi, vaata. Ja kui ma mingi, ma võin taksoga, ma tulen, vaata. See ei ole normaalne. Issand, mul tegetab enda praegu. Mind ajab selline piiramine närvi. Ma ei ole puuriloom, vaata. Et nagu I wanna be free. Ma tahan põgeneda siis pealt, kui ma ise tahan põgeneda. Mitte keegi ei tule mulle. Nagu ei, kui mind hakatakse piirama, et sa pead nüüd see kell olema seal, mingi ei, ma ei suuda. See oleks juba mingi peale esimest või teist korda. Ja mõtle, kui sa kogu aeg pead veel teada andma. Nagu ma tahan, mul on see, et ma tahan teada anda. Kui ma tahan ja ma kogu aeg kellegagi räägin, obviously ma ütlen jutu sees, kus ma olen. Aga keegi nagu tegelikult mõtle sama asja, me võime paari suhte panna ka jällegi sõbranna suhte peale. Mõtle, kui sul mingi üks sõbranna kogu aeg oleks mingi, mis sa nüüd teed? Kus sa oled? Kui kaua sa teed seda? Mis sul seljas on? Sa ju mõtleks, et see ei ole ju normaalne. Et ma ei tea. Sa mõtlekski, et su sõbranna on mingi armukade... Jah. Ma arvan, et ütlegi oma mehele, et tead, ma olen natuke mõelnud ja su kuigi ta ütleb siin, et me oleme rääkinud, aga ma ütlekski väga konkreetselt, et tead, see käitumine tegelikult paneb mind ebamugavalt tundma ja siin on praegu sinu variant, et kas sa natuke let it loose või, sorry, aga lähen kuhu tahan ja ütle sulle kuhu. Et anna siis teada, mis sa teed. Hitas sapp, jah. Kuule, aga jälle on podcast läbi ja meil on... Kirjad loetud, jah. Kirjad loetud, minul on pooba otsas ka. Ma luristan oma viimased mullid sisse. Minul on pool veel alles. Et üks episood veel ja siis on hooaeg läbi. No, meil on mingi väga kummaline salvestus asi käimas tavaliselt, me salvestame 2 episoodi korraga. Ja me nagu lõpetaks muidu juba podcasti, aga praegu on nii. Kuule, taga oli tore ja näeme juba järgmisel nädalal. Bye! Tšau! Luristasin. Tahtsid ju reklaami saada? Said nii.